kõrgem, aga vaatame siin ühte huvitavat võrdlust, kuidas Eesti Vabariigi alguse ajal kujutati ette õnnelikku vanainimest, õnnelikku vanaduspõlve. Meil on siin pildi peal, nagu me näeme, ühelt poolt vasakult siis kuju Ateena nekropoliselt või surnuaialt vanem mees, kelle keha hoiakus on väärikust ja elutarkust ja see on see, mis on siis ideaal. Inimene, kes on jõudnud tarkuseni, kes on ilus oma elu küpsuses ja siin paremal pool me näeme seda kujutist, mis ehtis 90. aastate keskpaigal Hansapanga reklaamiplakateid. Too raha meie panka, tee mida tahad. Ja me näeme, milline vana inimese kujutis, siis siin on, see on ebaard, see ei ole vanur. Nende slaalomi prillidega ja suurte saabastega ja kas te kujutate ette, et vana inimene millegi niisugusega väga sooviks tegeleda. Aga see näitab, et meil puudub tegelikult inimkontseptsioon. Meil puudub arusaamine, mis on üks hea elu ja hea elu keskmes alati on, võiks öelda, ilus, tark, õilis inimene. Vaat see meil puudub, meie riigis puudub. Ja seetõttu ka see haridussüsteem on meil vildakas. Me hoiame kinni kunstlikest kriteeriumidest nagu karkudest ja lahendus oleks see, mida tegid omal ajal sakslased. Me tahame reformida oma riigi ja rajada sellele alusele, kust me leiame ilu ja tarkust ja see on klassikaline maailm. Aga praegu me näeme klassika kadu ja seetõttu me oleme olukorras, nagu me oleme ka oma haridusega ja oma hariduspoliitikaga ja oma arusaamisega ja oma riigiga ja oma inimeste ja tegelikult ideede täieliku puudumisega, täieliku kokkukukkumisega.